No nii, tere. Oleme jälle siin ühenduses festivali raames. Oleme siin jubedalt sabistanud, et kõike paika saada. Mõtlesime, et teeme õues alguses. Siis avastasime, et seal mingeid asju ei saa toimima. Et tuleme korraks kohale tagasi ja siis hakkame rääkima, et mis iganes kandma hakkab. Ja kui teil tekib vahepeal mingeid küsimusi, siis tulistage. Et siis kohe näeme. Ka teadlike meeste. On meid kuulda hästi või? Niimoodi. Vaatame. Andke märku, et kuidas meid kuulda. Põmm. Seda ma ei peagi panema. Õigus. Mul pole seda vaja. No nii, sul on hääl on põhjas. On meid kuulda hästi või? See on mingi jama nüüd. Saate hääle maha võtma. Saate hääle maha võtma. Seda pole üldse ei olegi. No nii. Selle vidina võib ka siit ära võtta, muidu see häirib meid. Palju parem. Kas keegi kirjutaks, kui hästi meid kuulda on? Värvivahe tuleb kohe hästi välja. Ja. Üks on käinud Aafrikas alles. Sa mõtlesid seda, ma mõtlesin see punane. Nahavärvuse vahe. Ma olin need Eesti ainukesed suvepäevad nüüd ära. Need 3 päeva, mis olid. Et elukool on õpetanud, et kui soe ilm on, tuleb kohe minna, muidu magad suve maha. Ja mõtlesime küll vahepeal, et teeme väljas selle laivi, aga jube tuulin oli ja siis me ei saanud seda õiget mikrit tööle, nii et nüüd teeme siis kodustes tingimustes. Mõni meeldis, keegi tegi eile nalja, et kui sa ei ole talvel ujumas käinud, siis maikuus kohvikus ei istu. Siuke päris hea huumoriga ütlus. Nii, kas keegi tuleb? 5 tükki meid vaatab, väga hea. On meid kuulda hästi, visake pöial. Visake keegi üks pöial, et korraks. Kas hästi või halvasti? Saame minna edasi vaikselt ja hakata siit huvitavatel teemadel vestlema. Ongi, ma mõtlesin tükk aega, et millest siis Tiiduga rääkida võiks ja ei tulnud nagu ühtlegi konkreetset suunda. No tuli üks küsimus. See on alati märk, et tuleb lihtsalt minna spontaanselt ja vaadata, kuhu nagu kandma hakkab. Aga mis see küsimus oli? Kadi Laur tegi mulle väga hea küsimuse. Mis on siis suhtesse mineku puhul kõige suurem minu? Ma sain aru, et see minu, võib-olla sinu ka siis. Kõige suurem hirm. Aga ikkagi ma tahaks ennem, et te kirjutaksite, kas sa neid maha ei ole tõmmanud, neid kirjasid ei ole vist. Keegi palun, andke märku, kuidas on kuuldavus. Nii tänulik oleks teile, kui keegi kirjutaks. Muidu me räägime pika jutu ära, siis tuleb välja, te ei kuulnudki meid. Kirjutage palun. Lihtsalt pöidla märk või mida iganes. Ei tule. Tundub, et peame usaldama lihtsalt. No jah, peame usaldama. Lihtsalt hakkama rääkima. Aga keegi ei taha kuulata, et 2 meest räägivad ühendusest ja elust ja naistest ja siis võib-olla mingisugune teema on seal praegu. Aga hea küll, hakkame siis kuskilt otsast minema usaldusega. Ma läheks selle sama teema juurde kohe. Sama teema juurde. Sama küsimus. See on väga, väga hea küsimus, aitäh Kaidi sulle selle eest ja hästi palju, hästi tihti, eriti viimastel aastatel nagu seda nii-öelda enda sisse toonud endaga arutelusse nagu just, et mis see siis on, mis see hirm siis on, et mis tihti hoiab tagasi või et ei luba täielikult anduda sellele suhtele, et minu jaoks olen mina avastanud et mida rohkem sa iseendaga nii-öelda kontakti lähed, mida rohkem sa julged elada enda tões, nii-öelda enda hinge kutse järgi, seda rohkem sa hakkad iseennast armastama. Ja mida rohkem sa iseennast armastad, seda vähem sa kõike enda ümber vajad nii-öelda.
see on kõik boonuseks, aga sul ei ole nii, et sa et ma ei suuda ilma kellegita elada või et ma ei suuda eksisteerida ilma mingite olukordadeta ja nii edasi, nii edasi. Ja mis siis tekib su sees, et võib olla selline nii-öelda tunne, et kui sa saad ükskord teada, mis tunne on ilma ketita nii-öelda elada. Vaadake igat loomagi, kui ta kord saab kogeda seda tunnet, mis on tunne on olla vaba. Päriselt vaba iseendas olemises, siis väga lihtsalt sa ei lase hakata mõjutama teistel ümber olevatel inimestel enda nii-öelda vabaduse tunnet. Ja sa ei karda seda nii-öelda ka sellepärast, et mis tihti juhtubki, et äkki ma jäängi üksinda, äkki ma ei tea, ma ei suuda eksisteerida ilma teiseta ja äkki ma ei ole nagu piisav, kui mul teist kedagi kõrval ei ole, et see just see koht on minu arust see, et või äkki ei leiagi seda õiget inimest või ei leia õiget või kes üldse on õige, on ju. Minu arust ma ikkagi arvan, et tänase seisuga on minu seisukoht see, et õige inimene on see, kes päriselt lubab sul olla sina ise. Ükskõik sinu igasuguste kiiksudega, olemistega, ütlemistega ja ta aktsepteerib sind selles. Aga aktsepteerida saab sind ainult siuke inimene, kes on ise ka kontaktis iseendaga. Ja kui inimesel endal on hästi palju tabusid, teemasid ja valusid sees, siis on väga raske teist poolt aktsepteerida. Sest iga kord, kui teine nii-öelda on tema ise, äratab see sinus võib-olla mingisuguse valukeha või triggeri, mida on sul väga raske vastu võtta, aga see vastupidi, et see just siis hakkabki areng, et siis sa alles hakkad elama. Et tihti me arvame, et me elame iga päev täies potentsiaalis, täisväärtuslikku elu, julgeme võtta vastu kõike, mis elu pakub. Tegelikult on seda väga vähe, seda päris elu. Oled sa nõus mulle? Seda päris elu, seda, mis paneb isegi adrenaliini möllama, mis paneb tunded möllama, mis tihti need ei ole üldse meeldivad tunded, aga see on ka elu. See näitab, et sa oled elus, on ju. Jah, no minu jaoks siin on nagu, siin on hästi palju, minu isiklikus kogemuses, et siin on hästi palju teemasid, mis on tegelikult nagu varjul, millesse ma võib-olla ise ei ole ka veel 100% julgenud vaadata. Et mida see kõik üldse minu jaoks tähendab. Aga ma olen sellega 100% nõus, et ikkagist see päriselt enda vastuvõtmine ja päriselt nagu enda südame kaudu elama hakkamine, et see on niivõrd hirmutav. Sest et siis on iga hetk teadmatus, siis me oleme sunnitud iga hetk nagu kohale, siia praegu ja suutma vastu võtta ükskõik mis tuleb ja see, mis tulema hakkab, seal on kõike. Seal on nagu nii sürre kogemusi, et see ei ole lihtne, see ei ole turvaline ja ma ütlekski, et see nõuab nagu väga suurt sellist võimet nagu hakata kohale jääma ja lõdvestuma sellesse kõigesse, mis siis nagu toimub. No vaata, aga selleks, et lõdvestuda on ju, selleks sa pead võtma ette selle nii-öelda esimese julge sammu, et sa hakkad vaatama iseendasse, et ei ole süüdi teine pool, et sul on kehv olla. Ja. Mitte kunagi. Kuigi ego tahaks seda öelda. Igal sammul ja ükskõik kui teadlik sa oled, kogu aeg antakse sulle neid praktilisi nii-öelda kogemusi, et kas sa ikka päriselt oled nagu nii-öelda saavutanud selle rahu enda sees ja ma võin isegi öelda, et ma olen praegu ikka 12 aastat nüüd juba peaaegu teinud seda tööd iseendaga ja ma võin ka öelda, et oi, vahest on ikka niimoodi jalad alt läinud ja mõtled, et kuidas sellest pasast nüüd välja ujuda või kuidas nii sellest ebamugavusest läbi minna. Et see on nagu, ma arvan, et järjepidev töö ja nii-öelda julgus liikuda. Ega sa ei pea selleks nagu, et ei ole võimalik, ma näen nagu küll, et
hästi paljud inimesed, kes alles nii-öelda otsustavad, et okei, ma hakkan nüüd endaga tegelema ja hakkan enda nagu luukeredega vaikselt nagu luukeredele otsa vaatama, kes mu sees on. Ja siis otsustatakse, aga ma teen selle 2 nädalaga, puhastan kogu elu ja, ära. Nii nagu ego arvab, et see käib minu pilli järgi, just. 2 nädalaga on elu korras, ärkan üles ja 5 teraapiat päevas on ju iga päev mingid väga sügavad nagu sügavate teemadega tegelemine. Lihtsalt fakt on see, et sa ei võta seda kõike vastu korraga. Sest et kui sa päriselt ikkagi sukeldud sellesse, siis see ei ole üldse kerge teekond, aga väga vabastav, see on seda väärt, sest et see on täpselt umbes sama tunne, ma arvan, et iga hommiku, kui sa lähed nii-öelda külma vette, täna juba on nagu leebem on ju minna, aga mine seal 20 kraadise vee külma ilmaga sellisesse 0 kraadi lähedasse vette on 1 kraad. Iga kord keha ütleb, et miks sa seda teed, on ju, et ära tee seda, ära mine sinna, see on ebamugav, miks sa seda teed. Ükskõik kui palju oled käinud ujumas, iga kord või külm dušš. Ma mõtlen alati, ma loen alati vähemalt 7 sekundit seda nagu endale sisendust ja siis ma otsustan, et nii, nüüd ma keeran sinna teise serva selle külma duši kraani ja ma võtan selle vastu ja see ei ole mugav tunne üldse esimesed ja ma lihtsalt lasen endal hääle välja ja ütlen, miks ma pean seda tegema, aga pärast on hea olla, pärast on üli hea olla, nii et selles suhtes väga, väga julgustan. Aga mis me siin, ma tahtsin selle keti koha pealt on veel. Mul tuli ka. No räägi sina ära siis. Mul tuli just nagu see mõte, eks ju, et kui me räägimegi sellest suhetest ja nagu vabadusest, ja mis on need suurimad hirmud siis suhtesse minekul, siis mulle tundub, et siin on nagu hästi libe tee on tegelikult ka selline enese nagu pettuse koht, et kui me tegelikult ei ava ennast lõpuni, kui me ei tee ennast lõpuni haavatavaks, siis me lähemegi suhtesse nagu selliste kaitsetega, me ei ole lõpuni pühendunud, me ei ole lõpuni seal, mis tähendab seda, et siis ei ole ka seda hirmu ja siis me võibki tekkida see illusioon, et et ma olen nüüd vaba mees, ma ei ole klammerdunud naisesse, ma võin iga eksit minema alutada. Aga mulle tundubki, et see ongi nagu see libe tee, et kui me tegelikult lubame endal nagu lõpuni minna haavatavaks, lõpuni kogeda, mida me kogeme, siis sealt tuleb ka üles nagu kõik need lapsepõlve traumad, kõik need haavad, kõik, mida me oleme endas alla surunud. Ja selles kohas nüüd jõuda sinna vabadusse, kus ma kogen lõpuni seda armumist, seda armastust ja samal ajal suuta ka lasta minna. Et see tundub mulle nagu selline täiesti järgmine tase, et see on hea tunne, on ju, kui sa ja ma olen nõus, et tegelikult suhted on need kohad, mis tegelikult aitavad kõige paremini meie nagu niukestel sügavatel haavadel üles tulla. Üks asi, mida ma praegu hästi tugevalt näen, märkan, et praegusel hetkel ajal hästi tugevalt raputatakse nii-öelda kõike suhtevorme. Ja ei ole üldse enam minu arust see mingisugune reegel, et inimesed, et suhe tähendab, et sa pead ühe katuse all elama, suhe tähendab, et sa pead hommikust õhtuni koos olema, iganes need suhtevorm kui siuke on ka praegu hästi muutumises, sest et inimesed on rohkem hakanud julgema olla nemad ise. Ja nii kui sa seda julged, siis sa julged ka nagu tulla sellest baasprogramm mustrist, mis nii-öelda tegelikult mingi aja vältel on inimestesse nii-öelda programmeeritud, et see on ka nagu muutumises, et ei pea enam olema kõik, et ainult siuke vorm, et suhe tähendab see, et kui sul leivad ühes kapis, kui sul on ühine laen, sul on elad ühe katuse all, sa hommikust õhtuni niimoodi oled koos ninapidi ja et sa kõike, mida sa teed elus, et sa ei tee midagi nagu üksinda, vaid sa teed kõike koos. Ja sa ei julge isegi nii-öelda suhtes olles tunnistada, et kuule, et aga ma vahest vajan võib-olla suhtlust teist naisolevustega ka käia rääkimas. Ma lihtsalt ütlen, mul on oma sõpruskonnas nagu nii palju inimesi, kes päriselt ongi siukses nagu suhtevormis
ja noh, ma ju oma sõpradega vestlen, suhtlen ja näen, kui palju on seda allasurumist, allasurutust, tunnistada oma kaaslasele seda, et kuule, mul on täna vajadus kas või näiteks minna tantsima üksinda. Et lihtsalt minna tantsima üksinda, et ja sellest tuleb siuke draama kodus, kui ma seda väljendan, et ma lihtsalt tahan minna, tunda ennast kuskil nii-öelda, no ma ise ju teen ekstaatilises tantsudes või kuskil, et sa lihtsalt lähed, oled ise, võtad selle energia vastu, mis selles ruumis on, lubad ka seal olla endal vabalt, on ju, see ei tähenda, et see noh, aga väga paljud võtavad seda juba petmisena. Ja see on ka see hirm, mis tühtis ei ole ainult meestel, et ärge nüüd noh, kõik võtavad võib-olla seda üks ühele, et meestele on see hästi oluline, et tal ei oleks ketti küljes. Mõnele meeldibki, et tal kett küljes on. Ta ei oskagi teistmoodi elada, ta ei tunne üldse ennast elus, kuidagi kogu aeg, et keegi ei tõmba teda nagu siit, et vaat nüüd ma tunnen, et ma olen kuidagi suhtes, sest et nüüd hoitakse nagu siin suhtes ja nüüd ma olen elus, nüüd mul on väga hea olla. Tegelikult tahavad... Ja vati sees. Ja tegelikult tahavad... Emme juures. Tegelikult veel rohkem kui mehed tahavad ju naised ennast, kui nad julgevad päriselt olla nagu täis potentsiaalis oma seksuaalsuses, ilma häbita, täies vabaduses. Naistel on täpselt samasugused vajadused, samasuguse nagu hingehüüe olla tegelikult hingelt vaba ja lubada endal kogeda kõike, mida elu toob ja julgeda sellest rääkida oma partneriga, oma suhtes oleva partneriga, et see on nagu väljakutse, kui sa selle kohani jõuaksid ja see ei ole üldse lihtne. See ei ole üldse lihtne nagu, et ükskõik kui palju sa arenenud oled, see kisub vahest siuksed asjad üles, et oi, no, et aga see on ka julgus tunnistada nendel hetkedel, et see on minu haav. Mitte, et tegelikult tahaks ju kohe näpuga näidata, et sinu pärast on mul sitt olla. Aga kuidas saab, kui sa ei ole, kõige parem võib-olla näide on see, et kui sa ei ole nii-öelda, kui sinu sees ei ole näiteks pettumustunnet, kus on tekkinud sinu sisse, siis sa ei saaks ju kogeda seda, mida sinu sees ei ole. See tähendab, see kogemus on su sees juba kuskilt palju eelnevatest aegadest. Ja kui sa siis seesama partner, ega tihti, ega siin universumis on kõik nii hästi paika pandud ja tegelikult ka, et nii-öelda inglitel on päris hea huumorisoon. Meil on päris hea huumorisoon. Nad ei tee kunagi nagu igavaid lahendusi või igavaid nagu kokkupõrkeid või igavaid niisuguseid situatsiooni inimeste eludesse, siis nad teevad seda väga põnevaks. Sest neil on sealt pillutavalt üli lõbus vaadata, kuidas te sellega hakkama saate. Ja kui siin elus hakkama ei saa, siis lähed üles jalaga perse, mine tagasi, tegele uuesti oma teemadega, sest sa ei õppinud mitte midagi selles elus on ju. Aga mul läkski kohe mõte sinna, et miks on nagu nii raske luua, kui ma vaatan ka ümberringi inimesi ja suhteid, et miks on nii raske luua nagu seda sellist ausust, et mõlemad partnerid saavad hakata rääkima nagu lõpuni, väljendama, mida nad tunnevad teiste vastu, hakata neid piire nagu avastama ja ennast saab puurist nende välja laskma, sest et me tundubki, et see on nagu see tõttu, et see on lihtsalt ei julgeta nagu hakata sellele samm-sammut otsa vaatama, sest see on nii kuredi valus. See kisubki kõik need haavad meil lahti ja siis on lihtsam seda varjata ja siis see pinge muudkui seal kasvab, on ju. Ja ta mõtlen, mul oli mingi mõte veel. Just see, et me kohati nagu me ei adu või me ei taju seda, et kui haavatav koht see tegelikult on mõlema jaoks. Et sinna ümber ka nagu luua siuke turvaline konteiner, on ju, et hei, et need on minu piirid, need on sinu piirid. Teeme nii, et kui kumbki soovib midagi seal piiride peal hakata avastama, siis me teeme seda turvaliselt. Et ei ole nii, et üks läheb, magab teisega ja siis tuleb, et ma nüüd magasin, on ju. Ja siis on ju see teine partner on siis jäetud üksi nagu siis selle kõigega hakkama saama, et mulle tundub, et siin on jälle selline õhkõrn piir, et kuidas nagu hakata seda tegema armastavalt, taustavalt ja niimoodi turvaliselt kasvama.
sest vastasel juhul me läheme lihtsalt plokki ja kõik see teekond, mis viiks nagu suhtes nagu vabaduseni, tegelikult lihtsalt tuleks mingi plokk ette, on ju, ja me ei suuda enam avaneda, sest et liiga rängad hoobid tulevad, on ju. No minu jaoks on kohe 2 vastust tuli siit, et 2 asja, miks inimesed seda ei tee, on üks asi on hirm. Kõige rohkem kontrollib meid hirm ja teine on süütunne ja kolmas on vastutus, et me võtame tihti vastutust teise inimese tunnetest. 3 asja tegelikult on põhiasjad, sest et vaata, kui sa nii-öelda, eriti see on algusfaasides, kui inimesed saavad tuttavaks, armuvad, siis on ju kõige raskem koht jääda iseendaks. Kõik sobib, kõik on ideaalne, kõik käivad vatisussides ringi ja silma kinni ja mida iganes, no kõik sobib, see mees, mida iganes teeb või see naine, kõik on idekas nagu, kõik on päriselt idekas. Ja ei julgeta, sest et sul on hirm, sest et kui sa nagu päriselt praegusest kohe algusest peale oled sina ise, äkki siis ma üldse ei meeldigi talle. Äkki ta siis kohe saadab mu pekki, on ju, ja meist ei saagi midagi, ta nii ju meeldib mulle, ei, ma ikka proovin tema nagu sussidega käia, et noh, nii-öelda, et sobituda. Aga see saab läbi, varem või hiljem sa väsid ära näitlemisest, sa väsid ära olemast keegi teine, sa väsid teise pilli järgi ära mängimast, on ju, nagu, ja varem või hiljem see lõpeb krahiga, aga ei julgeta ei olla ja ei julgeta tunnistada, ei julgeta nii-öelda öelda välja, et mul on, hetkel ma olengi siuke, ja vaata, mis on nagu veel teine ja teiselt poolt võetakse, et inimene jääbki siukseks kogu aeg. Ei jää, kõik on muutumises kogu aeg. Anna ruum inimesele muutuda ja ta hakkab muutuma. Kui sa ei anna ruumi muutumiseks, siis sealt ei tule ka midagi. Ja me tahame kohe kõike. Kohe, et ükskõik, tavaline asi, naist, seal ei ole mingid jälle reeglid meeste ja naiste puhul. 2 nädalat on inimesed koos olnud ja juba tuleb, et kuule, aga millal me lapsi teeme, et kus me siis juba maja ostame või kus me selle ühise elamuse 2 nädalat on möödas, noh. See ongi see, jälle see hirm tuleb, on ju, et tahaks nagu kuidagi ära kindlustada selle teise inimese enda jaoks, et nüüd saaks nagu lõdvestuda, on ju. Aga tegelik areng ongi seal, kui me kogu aeg laseme ju vabaks, on ju. Iga hetke. Jah, lapse tegemine näiteks ei päästa midagi. Abiellumine ei päästa midagi. See varem või hiljem see teie pettus tuuakse päevavalgele ja siis on väga karm. Olge nagu parem kohe nagu ausad. See on keeruline. Ma ei saa küll öelda, et ma julgen. Vahest ma võtan samamoodi vastutus teise eest, et ma tahaks nagu väljendada ennast ja ma märkan juba esimeste niimoodi avanemiste või lausete puhul juba, et teises pooles hakkab mingi ärevus tõusma. Sa näed, et talle üldse ei meeldi see, mida sa jagad, on ju. Ja siis ma hakkan juba ennast süüdi tundma, siis tuleb see süütunne, mis on üks järgmisi nagu inimesi nii-öelda blokeerivaid tundeid, et mille pärast me jätame nagu ülipalju asju elus tegemata, sellepärast me tunneme nii-öelda süüd selle pärast, et mida teine tunneb, kui sina oled sina ise. See on nii nõme ühtepidi, et miks peaks mina süüd tundma sellepärast, et sul on mingid asjad enda sees lahendada. Loomulikult me saame, nagu sa ütlesid, seda pehmes vormis teha, aga samas sa ei saa jätta seda nii-öelda oma väljendus sellepärast poolikuks just. Või ilustada seda. Just, et tahaks pehmenda, tahaks kuidagi sulle seda vati sees tuua. Vaata, see on alati, miks inimestele meeldib rohkem käia nii-öelda nende terapeutide või nende tervendajate või kes nagu räägivad ilusat juttu sulle kogu aeg. Kõik saab ilus olema, et sa oled ideaalne, põmm. Persse ei ole, tuleb otse välja öelda, et kuule vaata otsa, et sul on nagu armukadedus mega sees, sul on nagu mega hirm sees, mis iganes teemad ütled otse, aga see ei meeldi inimestele, kui sa otse välja ütled, põrutad, et kuule, halloo, et siin on sinu nagu kõrvalt vaate päris aus peegelpilt sulle nagu, et miks sa nagu seda nii-öelda vastu ei võta, et ei kuula, sest et see
vahuses elamine, see ei arenda siin midagi uute, sul on võib-olla tõesti 2 nädalat natuke parem enesetunne ja siis sa oled täpselt seal stardipositsioonil jälle tagasi, on ju. Finišisse ei jõua mitte kunagi, sest et probleemi ei lahendata, on ju. aga me oleme siin sellepärast tegelikult ka veel, et me oleme ühte huvitavat nii-öelda festivali korraldamas. Mina nii palju rohkem olen nagu võib-olla kõrvalt vaatleja ja tulen oma jõu ja nõuga abiks, aga sina oled täiega ennast pühendunud sellesse nii-öelda organiseerimisse ja ma kindlasti tulen sinna teile jagama võib-olla mingeid omi nii-öelda praktikaid, mis aitaks rohkem ühendusse jõuda inimestele, aga võib-olla see on ka teema, et miks me tahaks julgustada inimesi selles osas, et miks see nii-öelda festival kasulik on, et miks ta annab teile üldse ja miks sealt nii-öelda võiks osa võtta. Et see on omal ajal nii-öelda, kui mina sinna alustasin oma niisugust teekonda, et üldse, et kuigi nii-öelda arvasin, et oma elu olin suht kirevalt elanud ja suht palju ringi tõmmanud ja ma arvasin, et mis asja mul siin õppida on. Kõva vend. Ma olen ikka kõva vend, et mul pole siin midagi õppida, ma võin ise õpetada. Ja kui esimesel kursusel ära käisin, siis mõtlesin, et kurat, issand jumal, et ma olen ikka täitsa nagu lapsekingades selles kõiges, mis päriselt nii-öelda loob seda ühendust iseendaga, mis päriselt, mida tähendab päriselt häbivaba elu, et nii-öelda, et üldse oma nii-öelda piiride nihutamine, lubamine ja ega see ei olegi kohe nii, et inimesed on hästi erinevad. Et see oleneb ka kõik sellest, et palju sinu vanemad sulle kõrvalt peegeldanud on seda vabat olemist ja nii-öelda rääkinud olevat. Ei teagi 26 minutit. Et palju su enda vanemad sulle seda nii-öelda seda lähedust ja ühendust, iseendaga ühenduses olemist õpetanud või peegeldanud on, ega see õpetus ei ole ka õige sõna, et ma arvan, et kõige parem nagu sõna võib-olla on sulle peegeldanud kõrvalt, et mis tähendab üldse ühenduses olemine. Palju vanemaid rõhutab seda lastele, et see plekk ja see äri ja see karjäär, et see on tore küll, on ju, aga see ei tee sind õnnelikuks. Nüüd kindlasti mõned nagu suured ärimehed karvad püsti juba, et mis mõttes plekiga sa ostad endale õnne ja ostad naise ja oled ja mõtled, kuulge, kallid plekimehed, et teie naised panevad nii palju kõrvalt, et te kujuta ette ka, sellepärast neil pole mingit tuju teie kõrval olla, sest te räägite ainult plekist. Kui te sellest plekist lahti lasete ja hakkate muudele asjadele nii-öelda keskenduma, siis te hakkate võib-olla päriselt nägema, et mis toimub päriselt selles elus, et see raha ja selle raha tärki jooksmine ei tekita mingit ühendust, aga ühenduses olemine tekitab sulle külluse ja siis sa jõuad nagu palju paremasse kohta ja ma ei ütle, et plekki pole vaja, muidugi on vaja. Aga kuidas ta tuleb, kas ta tuleb siit, siia liigud või sa liigud siia ja see on palju parem teekond ja sa jõuad palju rohkem sellisesse kohta, et kui sa seda raha nii-öelda näed, siis sa või tajud või tunned või sul see on, et siis sa nii-öelda oled ka südames on rahu, et sa oled sellest õigest, sa oled nii-öelda läbi õige tegevuse jõudnud selleni, mitte nagu ennast eirates ja tehes midagi, mis sulle üldse isegi ei meeldi. Aga see nii-öelda see ühendus siis festival, mis ta teile siis annab ja ma soovitan eriti paaridena osa võtta, et kui te kunagi ei ole teinud midagi siukest, et mis nagu läheks välja teie niisugust tavapäeva rutiinist või et oi, et mis ma lähen sinna, et enamus arvab, et see on jälle üks svingerite kokkutulek, on ju, kus on kõik kohe nii, kui sa sealt auto uksest välja astud, riided seljast ära, on ju, ja mida iganes siis tildod ja tussud välja ja nagu läheb andmiseks, on ju. Ei, absoluutselt mitte. Vastupidi, et see tegelikult sellel festivalis õpid hästi palju nii-öelda olema
päriselt sina ise. See näitab, et või toob sus välja üldse, et kus üldse on sinu piirid, et ja kui palju sa julged nii-öelda ennast väljendada kogu selle ühenduses olemise või intiimsuse koha pealt, et palju sa partneri suhtes oled aus. Kui aus sa üldse oled selles osas, et mis sulle sobib, mis sulle ei sobi. Kui aus sa oled selle koha pealt, et kus on sinu nii-öelda seega mingisugune piir, mis on sinu jaoks okei, mis ei ole sinu jaoks okei. Ja veel palju muid asju, mis on nagu nii olulised ja sa näed, kui palju see pärast rikastab sinu nii-öelda lähedust oma partneriga või sinu intiimelu või sinu nii-öelda suhet oma kallimaga, mis võib-olla on ammu ära vajunud, mis toimib niisugune nagu vana auruvedur vaikselt läheb edasi, on ju, ühtegi peatust ei ole, ühtegi kiiremat lõiku ei ole. Sa isegi ei ole ühtegi nagu ilusat lõiku, kus sa läbi sõidad, vaid kogu aeg on lihtsalt üks tunnel, mingit asja sa seal näed, et kuskil tuleb, aga see on surm, mida sa näed seal ammu eemal, et sinna poole sa suksud vaikselt ja kus see elu, kus sa võiks parem olla praegu nagu täis elu väärtuses ja pigem nautida igat hetke, et ja see on nagu äge, see on ilus. Ma võib-olla tahakski öelda ka seda, et üks nagu põhjus veel, miks sinna tegelikult tulla, on see, et võib-olla ka inimestele, kes nagu alles alustavad sellist nagu enesesse vaatamise teed, et tihti me oleme nii tugevalt kinni mingisuguses nagu mõistuses ja vanades uskumustes, programmides, need nagu juhivad meid nii tugevalt, et me ei saagi välja. Ja see festival, kõik need harjutused, töötoad, mis me teeme seal, need on nagu niivõrd praktilised. Need aitavadki sul tulla sealt mõistuses ja kehasse ja tunda, et mis siin nagu kehas siis tegelikult peidus on. Ja juba see on nagu meeletu suur muutus tegelikult. Et siis hakata aru saama, et vau, et tegelikult mu keha tunneb hoopis teistmoodi mingite asjade suhtes, kui mu mõistus on alati arvanud. Ja see hakkabki siis, nagu sa rääkisid, on ju, suhteid parandama endaga, seda suhet parandama. Ja sealt nagu kõik saabki alguse, et kindlasti ei tasu karta seda festivali, et seal ei hakka toimuma midagi sellist, et nagu siin Tiit mainis, on ju, et tildod ja tussud välja ja iga nurga peal käib andmine ja absoluutselt mitte mingit isegi niisugust alasti olekut, et siukseid töötubas on pigem niisugune hästi mõnus, turvaline, hoitud ruumides toimuvad nii-öelda töötoad. Ja mis on veel oluline võib-olla, mis ma siit mainiks, et see ei ole alati nii, et sa pead nagu ainult paarilisega tulema, et sa pead olema suhtes, et sa võid ka üksinda tulla, mis on ülioluline, võib-olla pärast seda, kui sa oled rohkem saanud niisuguseid huvitavaid praktikaid ja avastanud endast võib-olla rohkem, kui sa arvasid, et mis su sees on kõik olemas, milline potentsiaal. Võib-olla siis hakkab just sul arenema see suhte pool, võib-olla siis sa alles avaned nagu lilleke ja siis sa võtadki ju täpselt vastu sellise partneri, kes on sellel hetkel sulle nagu kõige parem teejuht, eks. Ja mis on veel, et oluline, et kui sa tunned, et sina tahad liikuda ja sinu partneri taha, siis on see koht, kui me nüüd jõudsime, kus me alustasime oma juttu. Palun ole aus iseendaga. Kui sinu hing ütleb, sa tahad areneda, sinu hing tahab kogeda midagi, siis luba sellel kõigel juhtuda, sest see on nii vajalik sinu hinge jaoks. Kui sa eirad oma hinge kutset, hinge teed, siis su keha jääb haigeks. Kui su keha jääb haigeks, siis tulevad väga rasked läbipõdemised, haigused kogu sinu organismi, nii et ära tekita endale seda vastupanu, vaid käi kogu aeg enda tõe järgi. Ma arvan, et see on hea koht, kus kokku tõmmata, et on meil päris pikaks läinud ja väga mõnus vestlus oli, et ma ise küll väga nautisin, ja ühesõnaga jah, siis 16-18 juuli Adilas on siis ühenduses festival, kuhu julgustan teid juba pileteid ostma. Et ühenduses.ee on siis meil koduleht, kus saate pileteid soetada ja igal pool on lingid ka olemas, mis siis juhivad teid piletite ostuni, nii et
hakake julgelt ostma juba. hakake ostma, ärge kartke, et see üritus kindlasti ei jää ära, sest ta ja ei ole massüritus, on ju. ja kui peaks jääma, siis ei ole mingit muret, et see raha jääks teil tagasi saamata, et sellega oleme arvestanud, et ja ma võin öelda, et noh, et need, kes seda korraldavad ja seal palju nii töötubasid teevad ja kas tuli välisõpetajaid ka, on ju? jaa, aga samas on need Eesti nii-öelda töötuba tegijaid olnud need inimesed, kes on ise olnud juba väga-väga pikalt sellel teekonnal, enesearengu teekonnal ja nad teevad tõesti häid töötubasid ja väga-väga julgustan teid tulemast, et millal siis veel sa elus teed midagi, mis on täiesti teistsugune, täiesti teistmoodi rutiinidest välja, massi niisugusest programmist välja, naabrid, mõelgu, mis nad tahavad, elagu oma igavat elu edasi, tule ja sina ela lõbusamat ja elus päriselt, elus elu edasi, nii et väga julgustan teid tulema. Aga olge mõnusad ja high on life, nagu öeldakse, on ju. Nii et nautige elu ja mõnusat nädalavahetust teile ja olge mõnskad ja hoitud. Tšauka-pauka. Bye bye.